Umbes aasta tagasi käisime me siin Pärnus Niidupargi elurajooni külastamas, siis oli siin üks maja valmis, teised 2 tükki olid ehitamisel. Aasta möödas, nüüd on 3 maja valmis, see on tegelikult ainult esimene etapp, teine etapp on juba ka valmimas, aga räägime jälle üle, millise elurajooniga siin tegu on, sest minu meelest on see üks ütlemata vahva koht, kus oma elu sisse seada. No siin elurajoonis on mitmed asjad üsna erilised. Räägime need erilisused kõigepealt lahti. Esiteks on loomulikult asukoht, et me asume Niidupargi ääres, mis on maastikukaitseala. Niidu oja jookseb siit läbi, lähedal on Pärnu jõgi ja mis vahepeal on juhtunud, et vahepeal on ka paika tõstetud Pärnu uus sild, ehk ka võiks öelda, et kesklinn on 1,5 kilomeetrit lähemale tulnud. No see, et üks maja asub pargi ääres on kindlasti paljudele suur pluss ja mis eriti oluline, siin ilmselt pole ka ohtu, et see park maha võetakse. Ma arvan, et seda ohtu pole kindlasti, et kuna nagu ütlesin, et tegemist on maastikukaitsealaga, siis see park võib öelda, et jääb siia allatseks. Räägime natuke nendest majadest, esimesed 3 on valmis, mis edasi? No edasi on teine etapp, et esimeses etapis on nüüd valmistunud 3 maja ja 68 korterit. Kokku tuleb siia elurajooni 126 korterit ja teisest etapist on alustatud nüüd esimese Niidu 1B maja ehitamisega, kuhu tuleb 24 korterit. No nagu ikka tänapäeva ehituste juures ilmselt kõik on moodne, digitaalne, tark. Jah, nagu me ka eelmine kord rääkisime, et see moodsus ei ole kuskile kadunud, et iga majaga veidi arenevad tehnoloogiad asjad edasi. Aga jah, meil on siin vesipõrandakütted, soojustakastusega sundventilatsioonid, A-energiaklass, mis on hästi oluline ja mida alati võib korrata selles mõttes, et ka seda arvestavad pangad, kui inimestele laenu annavad, ehk saab inimene soodsamalt laenu. No kinnisvaraturul käivad ajad üles-alla, ajad on põnevad, aga ma oletan, et siin siiski veel vabu kortereid peaks jätkuma. Vabu korterid on, aga need pigem on ka sellepärast, et uut maja hakata ehitama ja selles mõttes on täna sellest 24 korterist siin paari nädalaga juba 7 broneeritud, ehk tegelikult on valikud siis neile inimestele, kes tahavad natukene oma asju veel sättida, ehk kui see uus maja saab valmis seal kuskil järgmise aasta juunis, et oma nii-öelda atra seada, aga on siin Oja 69, mis meie selja taga on ka veel korterid saadaval, ehk kes tahaks kohe sisse valida. No üks asi on see, et keskline on lähedal, kus on paljud olulised asjad inimeste jaoks, aga samas tegelikult ju siin piirkonnas selle elurajooni ümber on ka olemas kõik muu vajalik selleks, et elada nii noore perega kui ka vanematel inimestel. Ja meil on siin võimselt jaotuskäi kaugusel 2 supermarketit, siis üle ehitati veel üks suurem, eks ju, siis on siin samas Pärnu haigla, polikliinik, lasteaiad, koolid, kutsehariduskeskus, terviserajad, et ma isegi ei oska sinna veel midagi lisada, seks kõik on juba ära öeldud. Millistele kliendigruppidele te ise tunnete, et need majad võib-olla kõige sobilikumad oleksid? Need majad on sobilikud kõigile kliendigruppidele, sest tegelikult on siin ostnud nii noored pered, keskealised pered, vanemad inimesed, et siia on kolinud inimesi, kes on oma maju maha müünud, eks ju, on inimesed, kes on oma elu alustanud ja kes on ka uut elu alustanud, nii et kõik on siin teretulnud ja kõik on siia ka asunud elama analoogsed inimesed. Infrastruktuuri mõttes mina näen kohe, et siin on mõeldud ka väga paljude erinevate liikumisviiside peale, on nii elektriautopistikut kui rattaparklad. Selle elamurajooni arendusega tegelikult ehitati välja siia ka kõnniteed ja lisaks siis on elamurajoonis endas iga maja juures on vähemalt 2 elektriauto laadimiskohta, on ühine mänguväljak, on rattahoidjad, eks ju, nii et selles mõttes, et kodu ei alga ainult korteriuksest, vaid Niidupargi elurajoonis on ka kodu siin keskkonnas. No Pärnu ei ole ammu enam ainult suvepealinn, Pärnus on tegelikult tore elada aasta ringi ja mul on hea meel, et siia selliseid uusi vahvaid arendusi juurde tekib. Täna vaatasime seda arendust, aga järgmises saates vaatame juba, mis Pärnul veel meile pakkuda on.